Please öelge mulle kommentaarides, kas ma näen näost oranž välja. Sest ma ausalt väga üritasin. Ma ei viitsin fake päevitada, ja ma pidin ennast meigiga tumedaks tegema. Ja kui sa teed ennast meigiga tumedaks, siis sa oled oranž. Ja ma pigem olen oranž kui sinine, mis ma praegu olen. Nii et please öelge mulle kommentaarides, kas ma olen oranž, sest ma siiralt südamest loodan. Ma üritasin nii juua, et mu huuled maha ei tule, aga ma vist lämbun kergelt. Hei vlog, it's Banana Bitch ja täna video pole vlog, vaid tänane video on Q&A. Kui inimesed tõesti filmivad Q&A-sid siis, kui pole midagi muud filmida, siis that also might be the case, aga mõned ka tahtsid Q&A-d, nii et see pole lihtsalt sellepärast, et ma olen halb YouTuber, vaid see on sellepärast, et te actually tahtsite, te küsisite, te saite. So, ma küsisin siis oma Instagramis pildi alla, et pange kommentaare. Ei, ma ei tuni kommentaare, aga ma ütlesin Instagramis, et te võite ühe mu pildi alla jätta Q&A küsimusi ja sealt ma võtsin küsimusi, kui sa ei follow mind Instagramis, siis sa võid seda teha. Also, mul läheb täna giveaway üles. Just saying. Nii et jah, nagu alati võtsin Instagramist küsimused ja ma hakkan neile lihtsalt vastama, sest Q&A. Esimene küsimus, mis on sinu arust sinu kõige halvem harjumus? Ausalt öeldes kõik. Mul on nii palju improve'ida sinu elus, aga mis nagu täna mind eriti närvi ajab, on see, kui nagu messi ma olen. See on lihtsalt nagu ebanormaalne. Alati, kui ma midagi teen, kui ma kuskile lähen ja minu taha lihtsalt suur segaduse rada. Ja see pole sellepärast, et ma olen laisk. Okei, ma low-key olen laisk, aga see pole ainus põhjus. Vaid nagu ma lihtsalt ei pane tähele. Mõtlen, ma koristan enda tagant ära ja siis ma lähen tagasi ja vaatan, et ma ei koristanud enda tagant ära. Kuna mina olen ise selline, siis nagu see pole nii hull minu jaoks, aga kui keegi peaks minuga nagu koos olema, koos mida iganes tegema, siis see on suht annoying ja mul on nagu suht piinlik sellepärast, sest ausalt ma ei tee seda nimelt, aga lihtsalt nagu ma olen selline. Ma on tegelikult ka väga halb nägemine, ehk kui ma olen kodus ja ma läätsedeta, siis ma lihtsalt nagu ei näe maha, ma ei näe enda ümber, et võib-olla sellepärast on kõik eriti sassis, aga nagu ma just liigutasin natuke oma voodit, et filmida. Ja te ei kujuta ette, mis voodilt välja tuli. Kõik. Terve mu elu tuli välja. So, ma soovin, et ma lihtsalt ei oleks selline. Ja. Nutellaski, ma ei oska neid imelikke kasutajanimesi täheldada, küsis mult, kelleks tahtsid väiksena saada ja kui nüüd mõtled sellele ametile, siis kas siiamaani oleks see mulle meele järgi. Vaadake, teised tahavad väiksena saada nagu mingi arstiks või juuksuriks, milleks ma praegu õpin, aga nagu ma pole kunagi mõelnud nagu traditsiooniliste ametite peale. Kui ma väga väike olin, tahtsin ma saada printsessiks, täpsemalt Rootsi printsessiks, sest ema ütles mulle, et Rootsi prints on kõige lähemal, nii et oli loogiline, ma tahan saada Rootsi printsessiks. Nii ma lihtsalt mõtlesin, et üks päev tuleb Rootsi prints helikopteriga mulle järgi ja viib ma ära. Nagu reaalselt ma olin väiksena õues ja ma näen, et mingi lennuk lendab, ega ma ei tee lennukile helikopterile vahet sellel ajal ja mõtlen, oh my god, kas see on Rootsi prints, ma lihtsalt ootasin nii kaua, teda ei tulnudki. Nii et jah, siiani hea meelega oleks meid ka veel Rootsi printsess. Kuna ma tahtsin saada jäätisemüüjaks, seda ma enam väga ei taha. Ja siis viimasena, see on nagu alates sellest, kui ma olin võib-olla mingi 10 kuni nagu tegelikult praeguseni. Ma tahtsin saada lihtsalt nagu maailma kõige paremaks, kuulsamaks popstariks, kelleks hetkel oli Britney, nüüd võib-olla, ma ei tea, mingi Ariana Grande ja jah, siiamaani ma tahaks, et ma oleks kõige parem ja populaarsem poplaulja maailmas. Mul poleks midagi selle vastu. Mingil hetkel ma tahtsin saada YouTuberiks. Ja kas sa oled olnud kunagi ebakindel või tundnud ennast halvasti, if you know what I mean? Oma pikkuse pärast. Ja lisaks ma saan ka hästi palju küsimusi lihtsalt selle kohta, kui pikk ma olen. Esiteks, kui sa tahad teada, kui pikk ma olen, mis on mu mingi mõõdud, mis on mu vanus, lihtsalt guugelda. Nagu ma olen äärmiselt guugeldatav inimene, sest ma tegelesin modellindusega, kõik mu mõõdud, asjad, mitte need oleks kõik igal pool 100% õiged, aga nüüd on üleval, lihtsalt guugelda. Kas ma olen kunagi tundnud ennast halvasti oma pikkuse pärast? Ma ei tea, miks seda nii palju küsitakse, sest ega ma pole nagu mingi freakishly pikk, nagu kas sa pole varem näinud modelli? Sest ma olen nagu modellipikkune. Juba väga noorena ma hakkasin modellindusega tegelema ja kui sa oled modell, siis mitte keegi ei ütle sulle mitte midagi su pikkuse pärast, sest sa oled modell, you know? Ja ma ei saa aru, miks ma saan seda küsimust nii palju. Laura Kaasik küsib, kust tuli nimi Diana Banana. Ma ei mäleta, mis klassini see võis olla, äkki maks 6. klassini. Oli meie klassis üks poiss, kes oli nagu kõigiga nõme, nagu keegi ei arvanud, et nagu tema tõmblemised olid lahedad, aga ta ikkagi tõmbles inimestega. Ja siis mingi hetk tuli telekasse Limpa reklaam, kus oli mingi maasika ja banaani limonaid. Mida see reklaamis. Ja siis oli laul mingi O banana maasikaga ja kuna Diana ja banana riimuvad, siis see poiss hakkas laulma O Diana maasikaga ja ma olin nagu suht nõme, ma olin nagu suht kurb selle pärast. Aga siis ma nagu leidsin seose, et Diana ja banana riimuvad ja siis nagu kunagi hiljem tulevikus ma hakkasin sõpradega nalja tegema mingi O Diana bananasse nagu riimub ja see on lihtsalt nii nõme, nii et see on see, kuidas ma sain nime Diana Banana. See Kriisa küsib, kas sul sõpru ikka on. Täna on laupäev ja kui mul oleks sõpru, kas sa arvad, et ma filmiksin üksinda kodus seda videot? Kas sa arvad, et ma kõik need õhtud mingi reede, pühapäev, laupäev, nädala sees oleks üksi kodus ja monteeriks? Ei. So,
see mu vastus. Annabel Salik küsib, mis su nimeks oleks pandud, kui sa oleksid poiss olnud. Ma ei tea, mida mu vanemad mõtlesid, aga nagu ükskord ma tegin Facebookis, see on nagu teistega nagu põhimõtteliselt. sa vajutad sinna peale ja siis see ütleb su nime, kui sa oleksid nagu mees või mehe puhul see ütleb nime, kui ta oleks naine. Ja see test ütles mulle, et kui ma oleks mees, siis mu nimi oleks Teano, nagu ka Teano. So arvatavasti see. Või siis Anaed. Anaed on nagu selline hea universaalne nimi, mis sobib kõigile. Ja ma saan lõpuks rääkida, mu sõbranna sünnitas just lapse ja nagu meil oli väga pikalt selline nagu tõsine jutuajamine temaga, et please pane oma lapse nimeks Anaed. Mu üks teine sõbranna oli ka selle poolt nagu please Anaed, see on nii hea nimi, aga ta ei pannudki. So, kui sa seda vaatad, sa tegid vale valiku. Kui suur su silmade miinus on? Ma juba enne ütlesin, et ma ei näe väga hästi. Vasakul silmal on -2,75 ja paremal -2,5 ja see siiamaani läheb hullemaks, mis on põhjus, miks ma ei saa ka opile minna. Aga kui sa tahad aru saada, mida see -2,75 ja -2,5 tähendab, siis kui ma panen oma käe niimoodi ette, siis ega ma väga hästi seda enam ei näe. Oma varbaid ei näe ma ammugi. So, kui ma lähen ilma läätsedeta välja, ma olen nagu täiega pime ja mul on suur oht auto alla jääda. Lihtsalt ära surra. Helen Jõeväli küsib, kas sa mängisid ühikarottide õdede hooajas? Oh my god, see on asi, mida ma tahaks blokeerida, mida ma tahaks unustada, aga millegipärast need osad on internetis ringluses ja ma ei saa seda ignoreerida, sest iga päev mult küsitakse, kas sa oled sina ja ma näen seal nii mega rõve välja. Ma ei taha rohkem kommenteerida, aga kui te tahate nagu mingit story time sellest, kuidas ma ühikarottides olin ja lihtsalt nagu igast minu nagu näitlemisasjadest, sest ma olen nagu, ma ei ole mingi näitleja, aga ma olen lihtsalt nagu veidi näitamisega tegelenud, lihtsalt nagu lampi võeti, ma ei tea miks, sest ma nagu olin täiega kole ja andetu. Siis te võite mulle öelda all kommentaarides, kas me võiks teha story time'i igast oma näitlemisasjadest, et kuidas ma sain, kuidas see päriselt käib, kuidas nagu päriselt tehakse telekat, kuidas päriselt tehakse filme ja nii edasi, sest ma tean. Ja ilmselgelt tean, kuidas tehakse reklaame, sest ma olen kahes olnud. Sa võid mulle all kommentaarides öelda, kas oleks nagu hea story time teema sinu meelest. Lisette Laanmets küsib, mis Nublust arvad. Oh my god, ma tahan nii väga teada, kes Nublu on. Ja kõige hullem on see, et mulle öeldi, kes on Nublu. Ütles, et Nublu õpib praegu Tartu Ülikoolis ajakirjanduskommunikatsiooni, mida ka mina õppisin. Ja siis ta ütles mulle ta nime, aga ma idioot, unustasin selle ära. Ta ütles, et niikuinii kõik tema nagu sotsiaalmeedia asjad on kinni ja ma niikuinii ei leiaks seda, aga nagu kui keegi teab, kes on Nublu, siis te võite mulle öelda nagu kas või privaatselt ja saata pildist nagu vaata mingi teema oli, et Brigitte käib Nubluga, aga ma ei tea, kas see on tõsi või mitte. Ja siis ma nägin Brigittet weekendil ja siis tal oli oma kutt kaasas ja siis ma küsisin, oh my god, kas see ongi Nublu ja siis ta oli nagu ei. Ja ma olin nagu, kas sa valetad või valetad, sest mul ausalt pole õrna aimugi, oh my god. Ma tahan nii väga teada, kes on Nublu. Liisu küsib, kas sa oled kunagi olnud mingis klubis, kus sa pole tahtnud olla? Ma olen seda varem ka maininud, 4.–5. klass. Ma ei tea, kuidas ma sinna sattusin, aga mina ja 2 mu klassiõde läksime kantritantsu. Kõik peale meie olid mingid 50-aastased, kandsid mingeid kantrimehe, mingi mütsi ja saapaid ja me tegime seda line dance'i nagu. Mul on siiani seda piinlik meenutada, aga jah, ma käisin korraks kantritantsus. Üks fakt, mida paljud sinu kohta ei tea. Ma ei tea, kas nagu rääkida sellest, aga ma teadsin, ma võtan selle küsimuse. Hommikul, kui ma olin vannitoas, ma vaatasin oma pesuresti ja siis see tuli mulle meelde. Kui see oli ka isiklik, kui sulle meeldi sellised isiklikud teemad, siis lihtsalt click out, aga kui sulle meeldivad, siis kindlasti pane thumbs up ja kuula seda. Üks päev ma olin pesupoes ja ostsin endale pesu, sest me kõik anname pesu. Muuhulgas ma ostsin nagu aluspükse. Ja siis müüja teatas mulle, neil on praegu jäämas mingi kampaania, ma võin rohkem paare võtta, sest ma saan nüüd nagu mingi sama hinnaga, siis ma olin nagu okei, onju. Ja ma võtsin nagu aluspüksid sealt samast, kus ma eelmised võtsin ja ma võtsin kõige esimesed, sest ma mingil põhjusel automaatselt eeldasin, et see on minu suurus. Ja ma isegi ei kontrolli, ma isegi ei mõelnud selle peale, ma lihtsalt panin need nagu leti peale ja ta lõi need läbi ja ma ei pannud tähele ja siis ma läksin koju. Ja siis ma võtsin oma asjad kotist välja ja siis ma märkasin, et need aluspüksid on kuidagi suured. Ja siis ma vaatasin nende suurust ja see on XL. Ja siis mul oli nagu dilemma, mida teha, sest nagu, kas pesu saab tagastada? Ma ei tea, võib-olla saab, aga mul oli liiga häbi, et seda teha. Ja kuna ma olen väga viisakas oma liiga suurelt ostetud pesu oma suuremale sõbrale või kellegile tuttavale anda, siis mul oli 2 võimalust, kas ma jätan selle lihtsalt sahtlisse või ma üritan seda kanda. Ma üritasin seda kanda ja tuli välja, et see polegi nii suur. Need on nagu kõrgemal kui muidu, need on laiemad kui muidu, aga need on täitsa kantavad. Nii et jah, mul on üks paar aluspükse, mis on XL suurus ja ma vahest kannan neid. What the fuck, miks ma just selle jutu rääkisin? Ütle üks huvitav pakk nende kohta. Kui vanalt tegid nabaneedi ja mida su ema tätoveeringust arvas? Ma tegin nabaneedi, kui ma olin võib-olla mingi 15 või 16. Mu vanemad said tätoveeringust teada paar aastat tagasi, kui ma olin juba täiskasvanud inimene, nii et neil pole nagu palju öelda. Aga tõde on see, et ma tegin tätoveeringu, kui ma olin mingi 14.
või võib-olla 15, ma ei tea, ma olin igal juhul alaealine, ma läksin väga imelikusse kohta, ma imestan, et mul mingit haigust pole, tegelikult mine tea. Ei, ma arvan, et ei ole, ma arvan. Ja mu vanemad siiamaani arvavad, et ma tegin selle tätoveeringu, kui ma olin täisealine ja ilmselgelt normaalses kohas, aga little do they know, et ma tegin selle, kui ma olin 14 ja ma oleks võinud ära surra sellesse. Kui Peili nimi poleks Peili, siis mis ta nimi oleks? Peilil on väga palju hüüdnimesid. Ta kõige pikem hüüdnimi on Beebitups Pudding, sest et ta lihtsalt on selline. Võib-olla see. Kui kaua sa veel õpid juuksuriks ja kuna hakkad tööle, küsib Rosabel Vassil. Ma õpin kokku 1,5 aastat, millest pool aastat on tehtud. Pool aastat me lihtsalt tegime teooriat, olime enda klassis, aga nüüd ülejäänud aasta, peaaegu terve aasta me oleme enamus ajast salongis juba, me põhimõtteliselt töötame, aga meil on õpetajad juures, sest ega me väga eriti ei oska. Aga põhimõtteliselt jah, saab juba tulla minu juurde juuksurisse kõige ole, mida sa tahad. Marta Kurvits küsib, kas su isa nimi on Aivar? Ei. Mis on su lemmiklaul? Ilmselgelt laul Teana Banana. See on mulle väga südamelähedane. Teana Banana. Ma lihtsalt relate'in sellega väga palju. Teana Banana. See räägib mu elust, räägib minust. It's banana bitch. Ilmselgelt see. Tegelikult nali, kui sa ei ole veel kuulnud laulu Teana Banana, siis ma panen lingi alla. Ma ei tea, miks ma pole varem seda YouTube'is maininud, aga minust tehti laul ja see on fucking banger. Kui sa pole seda veel kuulanud, siis link on all video descriptionis. Aga see on viimane küsimus, millele ma vastasin ja ma lõpetan siin selle video. Kui sulle meeldis videos, kindlasti panen thumbs up. Ja kui sa ei ole veel subscribe'itud sellele kanalile, siis kindlasti tee seda. Ja kui sa tahad mind followda kuskil sotsiaalmeedias, siis kõik mu sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis ja ma olen igal pool Teana Noop ja sa võid seda teha Instagramis või Snapchatis, sest kõik ülejäänud asjad on mul ära kustutatud. Nii et jah, thanks vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Bye!